õhtut kõigile, kes täna on siia jõudnud. Alustame oma Jumala teenistust Jeesuse Kristuse nimel ja oleme tulnud kokku Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kogudusena, et ülistada Jumalat, tõsta Jeesuse nime kõrgeks. Täna meil on külalised Inglismaalt ja me oleme nii mõnegi ka enne juba kohtunud. Väga meeldiv on Pastor John, ka tema jagab sõnumit täna. Alice, Alan, väga meeldiv ja teised visionäärid ka väga meeldiv jälle kohtuda. Aga alustuseks ma loen Jumala sõna ja ma loen psalmidest ja psalm number 100. Hõisake Issandale kõik ilmamaad, teenige Issandat rõõmuga. Tulge tema palge ette hõiskamisega, teadke, et Issand on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme. Tema rahvas ja tema karjamaa kari. Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage teda ja andke tänu ta nimele, sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. See on imeline psalm, mida meelde tuletada. Ja meil on suur au kiita Jumalat ka siin selles kohas, tõsta Jeesuse Kristuse nime kõrgele. Me oleme tulnud kokku kui Jeesuse järgijad, kui jüngrid, et kuulutada tema nime, aga et käia ka tema jälgedes. Otsida Jumala tahet eelkõige. Ja see on imeline võimalus tulla kokku ja jagada ka Jumala sõna. Aga kõigepealt ma paluksin, et ülistajad tuleksid ja juhatame Jumala teenistuse sisse ja võib-olla tõuseme ja palvetame kõigepealt, et palvega anda see juhtimine täielikult Pühale Vaimule. Me saame tõusta püsti. Tänu sulle, kallis taevane Isa. Tänu, et me saame kokku tulla Jeesuse Kristuse nimel. Ja tõesti me palume, et see Jumala teenistus oleks täielikult sinu juhtida, Püha Vaimu läbi. Isa, me anname oma südamed sinu kätesse. Tee meie südamed avaraks. Tee meie südamed tundlikuks Pühale Vaimule täna siin. Et igaüks kuuleks seda, mis Püha Vaim temale tahab konkreetselt öelda. Issand, me oleme tulnud kokku kui sinu lapsed. Et jälle saada jõudu sinu käest. Et paluda, et sa juhataksid jälle meid oma teel. Ja tõesti, me anname selle tänase Jumala teenistuse täielikult sinu kätesse. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Aga ma palun ülistajaid. Good afternoon. Tere. We've just heard we should worship the Lord with gladness. Me just lugesime, et Issandat tuleb teenida rõõmuga. Come before him singing with joy. Tulla tema ette ja tõesti rõõmsalt ülistada selle oldes. For the Lord is good. Sest Issand on hea. His failing love continues forever. Ja tema armastus kestab tõesti igavesti. And his faithfulness continues see on jätkuv. To each generation. Põlvest põlve.
So let's do that. Let's worship him. Let's praise his name and just give him our hearts, our thanks and our praise. ülistame teda üheskoos ja kes jaksab, see tõuseb. Kes on
Glory be to you, Lord. au ja austus olgu sulle. Hallelujah. Tänu sulle. You are worthy of it all.
So we're going to come to a time of communion. Järgmisena siis leiva murdmine leiab aset. But sometimes we just have to get our hearts right before the Lord. Aga vahel on nagu hea sättida oma südame õigesse korda issandaga. Sometimes we come in with the baggage of the week. Ja vahel me kanname endaga kaasas selle olnud nädala sündmusi. And that sometimes
blocks our communion with the Lord. ja need on need asjad, mis nagu on niisuguseks takistuseks, kui me tuleme ja võtame issanda lauast. And the Lord doesn't want any barrier between you and Him. aga Jumal ei taha, et miski oleks tema ja sinu vahel. So before our sister leads us in communion, ja I kui would just invite you. juhatab meid leiva murdmisesse, siis ma kutsun teid korra üles. Maybe there's something this week võib-olla sellel nädalal on miski, that you need to give the Lord thanks for. millest sa tahad anda Jumalale tänu. Something that's happened this week that you want to thank Him for. mis on see tore asi, mis on see hea asi, mis juhtus sellel nädalal ja mille eest sa oled Jumalale tänulik. Maybe there's something this week that you need to say sorry, Lord. aga võib-olla oli ka sellel nädalal midagi, millest sa tahad Jumalalt andestust paluda. And I would invite you to leave your seat and come and write your thanks or something you want to say sorry for on here, on these papers. nii et ma teen sellise üleskutse, tule oma koha pealt, tule siia ette ja kirjuta siia paberile, kas siis tänu millegi eest või siis oma andestuse soov Jumalale. To help prepare your heart for this sacred communion. ja see aitab sul ette valmistada sinu südant selle püha hetke jaoks, leiva murdmise jaoks. Maybe there's nothing, but if you want to, please come forward and just write. võib-olla sul ei olegi millegi eest tänada või ei ole ka millest andestust paluda, see on ka okei, aga kui sul midagigi on, siis tule. This is just an act of obedience and preparation. ja see nagu ka füüsiline liigutus, et tulla ja kirjutada, see tegelikult aitab sul südant paremini ette valmistada, kui sa arvad. It might just be thank you for my food today. kui sa tänada issand selle maitsva toidu eest kasvõi, kas või lihtsate asjade eest. It could be thank you for this lovely church. võib-olla saad tänada, et sa võid olla osa sellest kogudusest, sellest armsast kogudusest. It could be I'm sorry I haven't followed your will this week. või see võib ka olla, et Jumal, anna mulle andeks, et ma ei ole teinud seda sellel nädalal seda, mida sa mul palusid teha. Just whilst we're in this atmosphere of prayer, just come and give your offering to the Lord. et mil me oleme selles ülistuse atmosfääris, tule ja kirjuta siia. This is not our financial offering. This is from our heart. et see on selle jaoks, et meie süda oleks Jumalaga heas korras olev.
Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to Thee, we sing, Come, Lord Jesus, come. You are with us. Spirit, come, oh Holy Spirit, move among us. Holy Spirit, come. We have a song in the UK that we sing. Inglismaal on meil üks laul, mida me laulame. It says, No place I'd rather be see räägib sellest, et ei ole õigupoolest ühtegi paremat kohta. There's no place I'd rather be on üks koht, kus ma kõige meelsamini oleksin. than here in your presence. see on sinu ligiolu, Jumal, Here in your presence. sinu läheduses. Oh, we just thank you, Lord, that we can come and meet with you. aitäh sulle, Jumal, et me võime tulla ja kohtuda sinuga. You are always here. sa oled alati olemas. It doesn't have to be at church. see ei pea olema kirikuhoone ilmtingimata. You go wherever we go. kuhu me läheme koos. We just thank you for that faithfulness, aitäh sulle, et sa oled nii ustav meie suhtes for that love ja selle armastuse eest. that you so freely poured out for each one of us et sa oled nii vabalt meie üle valanud, on the cross. teinud selle meile võimalikuks ristitöö kaudu. You said, not my will, but yours be done. sa ütled, et mitte minu, vaid Jumal, isa, sinu tahe sündigu. No greater gift ei ole olemas suuremat andi. we can ever hope or ask or dream for. Pole olemas midagi vägevamat, issand, kui see, mis lähtub sinult. Not my will, but yours be done. kas see ole sinu tahe, mis sünnib? Amen. Amen. Thank you, Irene. Thank you, John. It's so beautiful. See oli tõesti väga-väga ilus. Ja see, kuidas pastor John juhatas meid leiva murdmisse, kuidas me oma südamed Jumala ees valmistame ette.
kuidas Paulus, kes oli kirjatundja, ta imehästi teadis kirja ja ta oli valmis ka nii-öelda kohut mõistma selle kirja ja selle seaduse alusel, kui ta kohtus Jeesusega, mis temas muutus. See lähedus temas Jeesusega, see, kuidas ta kohtus üha vaimuga. Kuidas Jumal muutis teda, mis murrangud olid tema sees. Ja kui me keegi ka siin oleme kohtunud Jumalaga, mis murrangud on olnud meie sees. Kuidas Jumal on näidanud oma armastust ja oma armu. Aga ma loen siit 1. Korintuse kirjast 11. peatükist, 23. salmist. Sest mina olen Issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära ansti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles: see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni ta tuleb. Me kuulutame seda uut lepingut iseeneste üle. Me ei pea otsima Jumalat kõrgelt või sügavustest. Ta on meie sees. Ta on minu suus ja minu südames. Ja ma väga palun, et pastor Alan tuleb ka ja me õnnistame siit leiba ja karikat. Ja palun. Võtan siis selle. Jeesus, me täname sind. Me täname, et sa läksid ristile meie pärast. Me täname selle uue lepingu pärast. Me täname, et me võime tulla sinu ette avatud südametega ja tänada ja kiita, et meie patud kõik on meile andeks antud. Issand, me tõesti ülistame seda sinu nime, Jeesus Kristus, me ülistame sind ja me täname, Issand. Täname selle uue lepingu eest. Ja igaüks, kes võtab täna selle lepingu märgi vastu, Issand, tõesti, kas tal olla lähedane suhe sinuga, kas süda olla puhas, Issand, et sina oled armu andnud, et sa oled halastaja Jumal, sa oled hea Jumal, sa oled andeksandja Jumal. Tänu ja kiitus sulle, Issand, Jeesuse Kristuse nimel. Lord, we just thank you for your blood that's been shed for us. Mis on tänu sulle vere eest, mis on valatud meie eest. Lord, you gave everything for us. Sa andsid kõik, et me võiksime saada andeks. And your blood that was shed was human and divine. Ja see hinnaline veri, see oli nagu inimene, aga jumalik üheskoos. Because you are fully God and fully man. Sa oled täiuslik inimene ja täiuslik Jumal. And there is power in the blood of Jesus. Ja Jeesuse veres on vägi. And Lord, we pray as everybody comes to take communion today that the power of your blood would bring a fresh touch to their lives. Ja me palume, et igaüks, kes tuleb, et saada osa sellest leivast ja karikast, saaks ühe värske puudutuse selle ristitöö tõttu ja valatud vere tõttu kolgata. We pray that people would experience healing in the power of the blood. Me palume, et selle väe tõttu veres inimesed koeksid tervenemisi. We thank you, Jesus, Tänu sulle. for your sacrifice. Amen. Sinu ohvrimist. Amen. Tänu Jeesus selle eest. Ja me võime tulla nii nagu iga kord oleme tulnud, et võtame siit selle väikese leiva ja kastame sinna karikasse ja võime juba tulla. Et olge head.
see on Kristus. Hallelujah. We can have fun in the house of the Lord, can't we? Aitäh, suur tänu. Ja nüüd saame jälle midagi koos teha ja ma olen palunud, et Anita võtab meil täna ohvri üles. Korjanduse, mis on siis kaasa toodud ohvriand, mis läheb siis muu koguduse töö jaoks. Ja ma loen kirjakava ka. See on väga hea kirjakoht, ma ei ole seda ammu enam lugenud, aga hea on meelde tuletada. Ja siin on pealkiri, et elde annetamine ja Jumala vastutasu. Aga pange tähele, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Tähendab, see on 2 Korintuse 9:6, mis siin öelda. Igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte kurva meelega ega sunniviisiliselt, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Aga Jumal on vägev teile andnud kõike armu rohkesti, et teil ikka oleks kõike igati küllaldaselt, ning oleksite rikkad head, iga hea teo tarvis. Tähendab, igasugune soosing saab ülikülluslikuks ja täiuslik viisavus kõigis asjus on meil. kui me rõõmsa meelega külvame Jumala töö jaoks. nõnda nagu on kirjutatud, ta puistab välja, ta jagab vaestele, tema õigus püsib igavesti, aga tema, kes annab seemet külvajale, annab ka leiba toiduseks ja rohkendab teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. nõnda, et te saades rikkaks kõige hea poolest võiksite elde südamega teha kõik head, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle Anni kaudu antud abi ei kõrvalda mitte ainult pühade puudust, vaid toob ka rohket õnnistust selle läbi, et paljud tänavad Jumalat ja selle abistamise tõestuse tõttu ülistavad Jumalat selle eest, et te nii alla teiklikult tunnistate Kristuse evangeeliumi ja nii helde südamega teete andide osaliseks neid ja kõiki ja oma palvetes teie eest nad avaldavad igatsust teie järele Jumala üliväga suure armu tõttu, mis teile on osaks saanud. tänu olgu Jumalale tema ütlematu suure anni eest. Amen. Toome selle ohvrianni siis Jumala ette, issand, ma tänan selle ohvrianni eest, iga üksiku rõõmsa andja eest, issand. ma tänan, et kõigi nende andjate
annetajate vajadused on rahuldatud kõige heaga. Tänu Jeesus selle eest, issand, ma õnnistan igat üksikut inimest Jeesuse nimel ja las see ohvri ainult paljuneb Jeesuse nimel. Aamen. ja nüüd on meil suur rõõm kuulata Jumala sõna. Good afternoon, everyone. Terry. We're so happy to be here with you again this year. Nii et ka sel aastal on meil suur hea meel olla koos teiega. We came the first time in June 2024. 2024 juuni, see oli see, mil me tulime Eestisse esimest korda. And then it was October last year. Ja siis eelmine aasta oktoobris käisime ka. And I'm afraid we keep coming back. Ja mul on siuke kahtlane tunne, et me vist jäämegi käima siin. We bring with us our love and our friendship from our church in England, in Leigh-on-Sea. Ja endaga võtame kaasa oma sõpruse teiega ja armastuse siis Inglismaalt Leigh-on-Seast. Because we pray for you. Sest me palvetame teie pärast. This church on Muhu is very special. See armas muu kogudus on meile väga-väga südamelähedane. I say it every time I come, there's something special about this church. No ja iga kord, kui me siia tuleme, siis ma nagu kogen seda, et on midagi nii erilist selles koguduses. This church brings me to tears. Ja ausalt öeldes ma tunnen, et ma olen nagu pisarateni liigutatud vahel lihtsalt siin olles. Because God is doing something special with you. Sest Jumal on tegemas mingit tööd teie keskel ja teie seas. I was in tears just experiencing the love of God in this place. Ja lihtsalt siin istudes ma olin nii emotsionaalne, ma tundsin, et pisarad tahavad tulla, sest et kuidagi see on nii eriline olla siin. Because the Holy Spirit changes the atmosphere in this place. Sest lihtsalt nii on, et püha vaim suudab muuta ühe koha atmosfääri, õhustikku. I think this is one of those places that we call a thin place between heaven and earth. Ja me inglased ütleme niimoodi, et see on nagu üks selline koht, kus nagu see piir taeva ja maa vahel on kuidagi nii õhuke. It's where the presence of God finds it easy to come. Ehk siis see on see koht, kus kuidagi püha vaimul on nagu lihtne ennast väljendada. And I only come once a year. Ja mina tulen ju siia ainult korra aastas. But I see growth in this church. Aga ma näen nagu kasvu ja edenemist selles koguduses. When we first came 2 years ago, there were 12 of you. Ja kui me tulime 2 aastat tagasi, siis oli täpselt 12 inimest. And I count about 15 of you today. Täna näiteks 15. Do you know that's 25% growth? Matemaatika ütleb, et 25% kasvu. If all churches could get 25% growth, that would be fantastic. Aga tegelikult kui kogudus kasvaks 25%, siis see on väga äge asi. You might be a smallish church, but you're growing. Te võite kuuluda veel selliste väikeste koguduste hulka, aga siin on üks kasv. But it doesn't really matter how many of you there are. Kui õigupoolest ei olegi nii tähtis, no mitu inimest täpselt siin. What matters is how you grow in Jesus. Kõik, mis loeb, on see, et kuidas igaüks kasvab Jeesuses Kristuses. It's still the same building, but the surroundings have changed. Ja see on ikka seesama hoone, aga midagi siin ümber on muutunud. This screen, this projector wasn't here last year. Ja edenemine on toimunud ka selles, et teil on siin projektor kerkinud ja puhasõnad ja niimoodi. This wooden cladding wasn't here last year. Ka sellist väikest puidust äärt ja seina, seda vist ei olnud ka eelmine aasta. It might not be you that's doing it, but it's making your church better. Igal juhul, fakt on see, et kõik need väikesed edenemised sinnapoole tännapoole teevad kogudusega paremaks. The better our surroundings helps us worship. Ja kui meil on nagu selline ilus ja hea olemine, milles me oleme, siis tegelikult on ka lihtsam ülistada sellises keskkonnas. So it's really wonderful to be back here. Nii et väga tore on olla siin tagasi. We love Estonia. We love coming back. The whole team does.
ja meiega on nii, et me armastame Eestit, me tuleme alati siia rõõmuga kogu meie meeskond. And I've said before, this church has a very special place in our hearts. Ja nagu ma ennist ütlesin, sellel kogudusel on üks eriline koht meie südames. Every time we come to Estonia, I say to Alan, please can we go to Muhu? Ja kui me tuleme, plaanime tulla Eestisse, siis ma ütlen alati Alanile, et palun, lähme ka Muhu saarele. And he does his very best to get us here. No ja siis ta püüab niimoodi alati planeerida, et me saaksime ka siin olla teiega koos. And it was lovely to be at other churches on Friday and yesterday and this morning. Ja muidugi on hea olla ka teistes kogudustes reedel, laupäeval ja täna hommikul. And to see your lovely bishop. Ja kohtuda teie armsa piiskop Aluriga. You're very blessed, I know. Ma tean, et te olete õnnistatud. So this time we have Irene, my wife. Ja nii et grupis meil siis seekord Irene, We have Mihaela, who's been here before. Mihhaila on enne ka siin olnud. Pauline, who's been here before. Pauliin on siin olnud enne. But this time we have John, whose first time it is in Estonia. Aga see noormees John on siis esimest korda. And John is married to Pauline. Ja John ja Pauliin on siis oma abielus. So it's amazing to see what God is doing. Nii et ma rõõmustan sellest, mis Jumal teeb teie keskel. And we celebrate Jesus in this place. Ja tegelikult me ju tähistame ja Jeesust siin selles paigas. Amen? Amen. Amen. Not just on Sundays. Ja see ei ole lihtsalt ainult pühapäeva asi. We celebrate Jesus in here every day of the week. Me pühitseme, tähistame Jeesust tegelikult igal päeval oma südametes. And it's amazing to come into his presence to worship. Ja on suur eesõigus tulla ülistades Jumala ligi ollu. Made me think, what would it be like to dwell with Jesus every single day? Ja ma vahel mõtisklen selle üle, et see osadus Jeesusega igas päevas, et milline see võiks välja näha. What would it be like to be in his presence even more than we do now? Mis oleks, kui me ka oma isiklikus usuelus nagu taotleksime Jumala ligiolu ja lähedust rohkem. So I'm going to go into that in a minute, but first I'd like to ask Mihaela to come up and tell you what she has noticed about mission this year. Ja me sukeldume teemasse, aga enne tuleb Mihhaila jagab midagi, et kuidas tema missionit näeb. So this is the third year that I'm coming. Nii et kolmas kord mul siin Eestis olla. And when I became a Christian, I was going to a Baptist church. Ja varem ma muide käisin üldse baptisti koguduses. And people were like, women on one side, men on one side. Ja sellises nagu rangemas, kus mehed istusid ühel pool ja naised teisel pool. And then later on, when I learned about God, ja hiljem, kui ma õppisin ise Jumalat lähedasemalt tundma, I understood that actually I'm free to be wherever and worship God the way I feel. ja siis ma sain aru, et ohoo, et tegelikult ma võin olla Jumalas nagu nii vaba ja ka see ülistus võib olla siin või seal ükskõik kelle keskel. And in England, in our church, we worship in any way possible. Ja meie koguduses siis tagasi Inglismaalt me ülistame küll igatpidi, kuidas iganes on võimalik. When I went on Saturday to Orissaare church, laupäeval me käisime Orissaare koguduses. I was so excited to see that people were jumping of joy and they were dancing around and they were worshiping God and they were so excited that it made me excited. Ja siis Orissaares, kui me seal siis tantsu lõime ja ringtantsu ja lihtsalt ülistasime igaüks nii nagu soovis, siis ma tundsin, et see nagu üks elevus on minu sees, et ma tahan ka niimoodi ülistada. So they made a chain and they were just going around the church. Like no ja siis me tegime sellise keti ja siis me siis tantsisime niimoodi ringiratast ja. And I was kind of sitting on the side. Ja ma kõigepealt olin natukene kõrval. But they said, no, you join. No ja siis keegi tuli ja rabas mind seal. And I felt so free. Ja ma tegelikult tundsin, et appikene siin on nii palju vabaks. And so excited because I have so many reasons to thank Jesus. Ja ma olin nii elevil. Ja, sest et tegelikult ju appi, kui palju meil on põhjust tänada ja ülistada teda. And I remember that David, when he was a king, he danced for joy and excitement because the Lord was good to him. Sest Piiblis on ka, mäletate, olete lugenud, kuidas Taavet tantsis issanda ees, tänastada kõikide nende head asjadest, mis Jumal oli talle teinud. And he was the king. Ja tegemist oli ju kuningaga. You would think the king is sober.
ja sa mõtled, et kuningas peab käituma ainult But teatud he moel. wasn't. He was excited, so he was dancing. I'm imagining he was going around and he was dancing. Aga Because ja Taavetit see ei huvitanud, tema tantsis, sest tema tundis, et tema tahab Jumalat niimoodi tänada. Because his wife was looking at, she thought he lost his mind. Ja naine vaatas teda aknast, siis abikaasa ütles, et nii, kuningas Taavet on nüüd küll aru kaotanud. But better crazy for Jesus than crazy for anything else. Aga kõige parem on olla, kaotada aru Jeesuse pärast, kui nende maailma ja muude asjade pärast. So I love Estonia that you are so free to worship God Yeah. any way you want. Ja mulle meeldib siin Eestis, et ka teis on aeg-ajalt tuleb esile selline vabadus ülistada teda täpselt nii, nagu te tunnete, et te tahate kogu oma olemisega. So thank you for teaching me another lesson. Aga selle õppetunni ma võtan siit Eestist kaasa, nii et aitäh teile kõigile selle eest. Do you want to just say to the church how we helped them on Friday when we took all the people out from the care home Oh yes. and we did the wheelchair race Yes. Oh yes. We went to a care home and here on Muhu. here. Ja. Et laupäeval, kus sa oli? Et laupäeval oli siis ka selline asi, et me olime, vaatasime, millega me saame teenida muu hooldekodus. And I personally went into a care home for the first time last year. Ja kogemus oli mul sellest ka eelnevalt olemas. But we didn't have time to do much. Aga siis tollal meil see aeg oli võib-olla nagu piiratum. And this year we took them outside. Aga sel aastal siis üks ülesanne, mis meile anti, oli siis minna nendega välja. With wheelchairs. So we were chasing. Nii et toredate vanakestega, nemad oma ratastoolides ja meie siis niimoodi neid seal siis And they lükkamas. were excited. They were saying, faster, faster, faster. Ja neil oli nii põnev, et kiiremini, kiiremini. And then Irene found a ball. And she took the ball. Ja siis ühesõnaga nemad siis leidsid põõsast veel, seal oli koolimaja juures mingi pall, no ja siis nad võtsid selle palli sealt põõsast. And we gave it to them. No ja siis me hakkasime neile palli viskama. And some of them were like, Mõned olid nagu professionaalid. really doing it like a sport person. Tehes seda nagu tõesti niisuguse spordiliku graatsiaga. They loved it. Ja neile tõesti meeldis see. And I felt like they felt like children. I felt like a child. Ja ausalt öeldes nemad nagu said selle kogemuse, et nagu kuidas olla nagu see lapsemeelne taas ja mina tundsin ka ennast nagu lapse. Yeah, so it was lovely. Igavesti vahva. Thank you so much. So it's lovely to be able to come here and serve the church. It's not just do services. It's lovely to go into your local care home. Nii et osa missionist on ka lihtsalt minna kuskile ja aidata millegagi kaasa, nii et see on suur eesõigus siin Muhu saarel ka, et asi pole ainult Jumala teenistuste tegemises. And they were prepared for us at the care home. They were ready for us. Ja see hooldekodu ka, et nad ootasid meid, nad olid valmistunud selleks. They'd got a plan in place for what they wanted us to do. Neil oli täpne plaan, kuhu me liigume nende vanakestega. And we just had to be obedient and follow it. Ja meil polnud muud kui lihtsalt teha seda, mida meile öeldakse. And that's a bit like our life with Jesus. Ja tegelikult on see ka nagu meie elu koos Jeesusega. He has a plan and we just have to follow it. Tal on plaan meie jaoks ja me lihtsalt peame minema sellega kaasa. But if we was to live in his presence all the time, what would we do differently? Aga kui me nagu teadvustame endale, et meil on võimalus elada tema ligiolus kogu aeg, siis kuidas see võiks välja näha? So instead of having a mission team from England coming today, what would you do differently if Jesus walked through the door here today? Et kui me kujutame ette, et Jeesus astuks sellest uksest sisse, siis kuidas me tegelikult käituksime? Hakkasime kiiresti ruumi päästama. We would tidy up, we would make the place look really lovely. Kui me teaks, et Jeesus tuleks, no siis me võib-olla koristaks ja kraamiks. We'd make sure the toilets were clean. Et vets oleks ka kõige paremas korras. We'd make sure we've got plenty of coffee and milk in. No et oleks ikka piisavalt kohvi ja piima ja suhkrut. We'd probably have a big sign outside saying welcome. Võib-olla paneks veel eriti suure sildi sinna välja, tere tulemast. A bit like
how we get ready for church here anyway. noh, võib-olla nagu me ikka tegelikult koguduse teenistuseks niimoodi suures plaanis valmistume. Because we need to be prepared, because we never know who's going to walk through this door. Sest tegelikult tuleb meil ju valmis olla kogu aeg, ega me ei tea, kes siit uksest sisse astub. We need to be ready to accept a new visitor. Ja me peame olema valmis selleks, et tulevad uued inimesed meie keskele. We want to have a church that is in line with the Bible in terms of spirit and in truth and in word. Ja samuti me tahame, et meil oleks siin kogudus, mis joondub Jumala sõna järgi pühas vaimus. We want to live our lives in the correct way. Ehk siis ka elada oma elusid selliselt, nagu Piibel ütleb, et me peaksime elama. Maybe sometimes you do things differently when you have a visiting speaker. Ja võib-olla vahel te teete asju teisiti, nagu te teate, et näiteks külaliskõneleja tuleb. I know that if in our church back in England, if we was expecting someone important, we'd make sure we do that little bit extra. Ja Inglismaal meil on küll niimoodi vahel, et kui me teame, et keegi tähtis külaline tuleb, et noh, siis me nagu teeme mingi lisapingutuse, et ta paremini vastu võtta. Maybe when you have a wedding in church or some special occasion, you do that little bit extra to make sure everything is just right. Või näiteks on pulmad koguduse hoones, siis me peame ikka pingutama, et kõik tuleks välja hea tõesti, võimalikult hea ja ootuspärane. But God wants us to do the best we can all the time for. Aga Jumal tegelikult tahab, et me ei teeks selliseid lihtsalt valikulisi asju, vaid me oleksime kogu aeg valmis oma parimaga. But he doesn't have a go at us if we can't get it right every time. Aga ta ei tule meile äsama millegagi, isegi kõik ei ole alati täiuslik. He forgives each and every one of us when we don't follow the instruction properly. Isegi kui kõik ei tule alati hästi välja ja me eksime, teeme valesid asju, siis ta annab meile andeks. So in the UK we have a king, King Charles. Inglismaal on meil kuningas Charles. And he visited a town very near to us a couple of months ago. Ja alles mõni kuu tagasi ta oli külas ühes linnas, mis oli täpselt meie linna kõrval. We had the king, we had the queen, we had all the entourage. Nii kuningas, kuninganna kui kogu saatjaskond. The local authority, they actually did so much more. They cleaned signs, they cut grass, they swept the roads. Ja siis need kohalik omavalitsus seal hakkas siis küll pügas hekki ja pühkis tänavaid ja niitis muru. They got prepared for the visit of the king. Need nad väga-väga hoolikalt valmistusid kuninga tulekuks. So how would you prepare today for Jesus? Mis on see sinu ettevalmistus Jeesuse jaoks? How do you prepare in the morning? Do you say, oh, it's a lovely day. I don't think I'll go to church today. I'll go to the beach. Kas on niimoodi või pühapäeva hommik on saabunud, oi päike paistab, ei mina viitsi sinna kirikusse minna, lähen hoopis randa. Or do you intentionally think, it's a gorgeous day today, I must go to church and give thanks to God? Või hoopis niimoodi, oi milline imeline päev, mina lähen täna kirikusse ja annan selle päeva eest tänu issandale. How would you clean up your heart? How would you clean up your mind? Kuidas puhastad sina oma südant ja oma meeli? Because the Lord dwells within each of us. Sest Jumal on iga temasse uskliku sees. He knows our heart, he knows our mind. Jumal teab see, mis meie sees toimub, meie südametes, ta teab väga täpselt. We dwell with God in his presence. Ja tema ligiolu ja kõik see ongi see koht, kus on Jumala asupaik meie sees. Psalm 91 says, whoever dwells in the secret place of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Ja psalm 91 ütleb, et meil kõigil on võimalik puhata Jumala ligiolu sees. And when we pray and when we connect with God, we enter this heavenly special place and relationship with him. Ja et siin ütleb, I'll read the scripture, et kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib.
siis see ütleb issandale, sina oled mu varjupaik, mu kindel mäelinus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. In Matthew 6, it says that Jesus instructs believers to go to their room and to pray to the Father. Matteuse 6 on meil instruktsioon, et pane kõik uksed enda ümber kinni ja mine ja palveta isa poole. To have that intimacy with God. See tähendab seda, et sinul on väga, sul saab olla võib-olla väga lähedane suhe oma taevase isaga. Jesus also emphasizes that dwelling with God encompasses listening and praying. Ja Jeesus üldse ka rõhutab, et see tema nagu läheduses olemine, et see on sellises palve ja kuulamise paik. We need to engage with his word. Ja mis tähendab ka seda, et me peame olema haaratud ja kaasatud sõna lugemisse. The kingdom of God is not just a future hope. Ja Jumala kuningriik, see ei ole lihtsalt mingi kuskil väga mägede taga asi. It's a present reality. We live in the kingdom of God. See on vaimulikus mõttes juba meie reaalsus. Me elamegi Jumala kuningriigis. Jesus teaches us that the dwelling is not a place, it's a posture of our heart, a positioning of our heart. Ja Jeesus ütleb, et see päris Jumala asupaik ei ole hoone või kirik, vaid see, mis on meie südames. John 14:23 says, Johannes 14:23, 14:25. anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. We need to lead people into the presence of God. Me peame aitama üksteisel astuda Jumala ligiollu ja elada seal. We need to shepherd and disciple people. Ka nagu jüngerdada ja hoolitseda inimeste eest, seda tuleb meil kõigil teha. When we dwell in that place with Jesus, Ja kui me oleme selles paigas, kus Jeesusega, we get peace in our heart. siis me hakkame kogema rahu oma We get the südames. joy Ja of rõõmu living. ka sellest elust, mida me elame. Our lives are transformed and changed. Ja elud muutuvad. We get renewed inside. Jeesus uuendab meid seest poolt. We experience the fruit of the Spirit in our lives. Ja me kogeme püha vaimu vilju oma eludes. We get these gifts like love and patience and self-control. Kogeme tema ande, kannatlikkust, enesekontrolli ja armastust. And most importantly, we have that assurance of eternal life. Ja mis nagu ka kõige erilisem, ka meil võib olla suur kindlus igavese elu suhtes, et meil on see temaga. I see that in this church. Ma nagu I näen sense it seda in this church. selles koguduses, ma nagu tajun seda. Jesus assures us that he is preparing a dwelling place for us for eternity. Ja Jeesus kinnitab meile, et ta on läinud sinna, et valmistada meile eluasemik, ka seal teisel pool. In Exodus it says, "Let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst." Teises Moosese raamatus oli niimoodi, et Jumal andis instruktsiooni, et minge ja ehitage mulle siis koguduse telk. Ja see oli see koht, kus Jumal käis inimestega kohtumas. So what is a sanctuary? Mis oli see koguduse telk või siis pühapaik? It's a place that's been set apart for God to dwell in. Ja pühapaik, ehk siis see telk, see oli eraldatud just nimelt selleks, et minna kohtuda Jumalaga. God doesn't just visit us at church on a Sunday. Jumal ei ole nagu mingi külaline, et pühapäeval astub sisse, siis astub välja. He inhabits our lives. Tema on see, kes on kogu aeg, elabki meie sees. His spirit lives within us. Tema vaim elab meie sees. He brings us comfort and assurance. Ta lohutab meid ja kinnitab meid.
We probably have experiences of the Holy Spirit working in our lives over the years. ja aastate jooksul kindlasti on kõigil mingid kogemused, kus Püha Vaim meie sees toimetab. And God looks after us. Jumal tõesti hoolitseb meie eest. Jesus is close to each and every one of us. Aga Jumal on ligi igaühele. This January I went into a hospital with a heart issue. Sel jaanuaril avastati mul probleem südames ja ma läksin haiglasse kontrolli. And I was frightened because I thought it might be a heart attack. Ja ma olin päris hirmul, sest ma kartsin tapikene, et kas mul oli südamerabandus. I don't like needles and I don't like tubes and I don't like hospitals. Ja mulle üldse ei meeldi igasugused nõelad, torud ja haiglad. But within 1 hour I was seen by a doctor. Ja ma läksin sinna vastuvõtule ja ma siis selle tunni jooksul nägin arsti, kohtusin arstiga. Within 3 hours I was on a bed in a ward. Aga juba 3 tunni pärast olin ma haiglapalatis voodis pikali. Which in England is quite a miracle to have it that quick. Ja Inglismaal on see üldse imeasi, et sa haiglasse nii kiiresti pääsed, sellepärast et on hirmsad järjekorrad. But I felt the presence of God with me, reassuring me and calming me. Aga ka selles olukorras ma kogesin, et ikkagi issanda rahu on minuga ja tema Püha Vaim nagu kinnitas ja lohutas mind. And I didn't have a heart attack. Ja tuli välja, et mul ei olnud südamerabandust. But I did need some work doing. Aga teatud kohendamine siin südamepiirkonnas, see tuli küll läbi teha. But I felt the assurance because the Holy Spirit had got hold of me and said, you'll be okay. Aga selles kõige protsessi sees olles ma kogesin kinnitust Jumalale, et Püha Vaim on siin koos minuga. I wasn't in control, but he was. Mina ei olnud kontrollis, aga tema oli minu üle kontrollis. And it's being aware of Jesus around us and God in us and the Holy Spirit working in our lives. Ja sellepärast tulebki meile et nagu teadvust, et Jeesus on päriselt, et Püha Vaim elab meie sees ja suudab juhatada meie elusid kõige paremini. The way we live our lives makes an impact on people. Ja tegelikult ka see, kuidas meie oma elusid elame, mõjutab ka väga paljusid teisi inimesi meie ümber. As Mihaela said, the joy on people's faces when we were helping in the care home, the joy on people's faces when we were dancing. Ja nagu Mihaelagi ennem ütles, et see oli nii suur rõõm, kui me kärutasime ringi vanakestega hooldekodust või kui me lõime tantsu seal Orissaares. And when we come with smiley faces, it makes all the difference to other people. Ja isegi lihtsalt meie naeratavad näod mõjutavad nii palju teisi inimesi meie ümber. But it comes via the Holy Spirit. Aga see päris asi saab tulla ainult koos Püha Vaimuga. The Holy Spirit is a power that makes connections. Ja Püha Vaim, tema väes me loome nagu tõelise ühenduse. It allows us to connect with God with power. Ja see tähendab ka seda, et see meie palved ja meie koos olemine Jumalaga, et selle taga on üks vägi. And because of this, we can have confidence in what we do and where we go. Ja kõige selle tõttu me võime olla nii kindlad enda sees, et Jumal on meiega, need asjad lähevad korda, mille jaoks ta meid välja läkitab. Because God is with us. Sest Jumal on meiega. We're not alone. Me ei ole üksi. He's with us all the time, church. Ta on meiega kogu aeg kogudus. It's a privilege to know Jesus. See on üks tohutu eesõigus tunda Jeesust isiklikult. How do we prepare our lives to live like Jesus? Kuidas me valmistame ette endid, et elada iga päev Jeesusele meelepäraselt? Is there anything that we have to change in our lives? Kas on ehk midagi, mis me peaksime oma elus muutma? Are there times we've forgotten to give thanks? Ja võib-olla me oleme talle unustanud isegi tänu anda. And today we've written some of these thanks, some of these forgiveness things down. Ja täna me oleme kirjutanud ilusad, kindlasti mitmete teie poolt ilusad tänud nende paberite peale. Because it helps to make our hearts clean. Sest tegelikult see on üks viis ka, kuidas me hoiame oma And our südamed minds pure. ja oma meeled samamoodi. So can I just encourage you to be intentional how you live your life with Jesus?
et kõik, mis ma tahan täna öelda, on julgustada sind, olla teadlik ja elada teadlikult seda elu kristlasena siin maa peal. Can you live your life to be more like Jesus, more Christ-like? Mõtle selle peale, et kuidas ma elaksin oma elu selleks, et ma võiksin olla Jeesuse sarnasem. Can you do that extra bit that you know he's asking you to do? Ja kui ta palub sult midagi teha, seda lisasammu või lisaliigutust, siis kas sa teed seda? Let's be persistent with our prayers. Et otsustame olla järjepidevad oma palveelus. Let's keep knocking on closed doors until they open. Jätkame nagu koputamist nendele suletud ustele, kuni nad avanevad. And then we'll see the promises of God come into their very being. Ja siis me näeme Jumala tõotusi tulemas esile täpselt nii, nagu nad on. Coming on mission changes us as we come to serve in Estonia. Ja missioonireisidel osalemine ja siin Eestis käimine on muutnud meid kõiki. This last few days I've seen such a difference in us small group of people that we've come from the UK that I've known for many years, but I've seen them differently on mission. Ja ka nende viimase paari päeva jooksul olen ma näinud, kuidas meie väikene missioonigrupikene on tegelikult muutunud, et asjad on tulnud esile nende sees. I've seen people do things I've never seen them do before. Ja ma olen näinud, et nad teevad asju, mida nad ei ole kunagi oma elus varem teinudki. I've seen them put themselves out like they've never done before. Ja nagu astunud esile julgelt asjades, mis võib-olla oleks isegi natukene hirmsad nende jaoks. I've seen them worshipping in a way I've never seen before. Ja ma olen neid ka näinud ülistamas täiesti uuel moel. I've heard my wife singing in Estonian more than I've ever heard before. Ja minu naine laulis eesti keeles, mida ma ei ole ka varem näinud. And it's wonderful. Ja see kõik on imeline. The Holy Spirit has just come upon this small team and enabled us to do what we needed to do. Ja see püha vaim on tulnud selle väikese meeskonna üle ja on nagu varustanud meid tegemaks uusi asju. So whilst we came with an objective to serve you, Ja olgugi, et meie eesmärk siia tulla on ju aidata ja teenida teid sellega, mis meil on. we've been blessed as well. Siis reaalsuses saame ka meie väga õnnistatud. And we go back to our church at home and we change the atmosphere in our church because of this. Ja sellepärast, mis meie siin oleme kogenud, me läheme tagasi Inglismaale ja võtame selle kõik hea endaga kaasa ning selle tulemusena muutub ka meie kohalik kogudus seal. The Holy Spirit wants to shake you out of your comfort zone. Ja püha vaim tahab alati raputada meid välja meie mugavustsoonist. He's got so much more for you to do. Tal on lihtsalt nii palju asju sinu jaoks. It doesn't matter if you've been a Christian for a week or 10 years or whatever. Aga oluline, et kas oled olnud kristlane 1 nädala või 10 aastat. He's got so much more for you to do. Tal on nii palju asju sinu jaoks. There's 2,000 people on this island of Muhu. Muu saarel on circa 2000 inimest, on see õige? How many of them need to hear the word and the love of Jesus? Et kui palju tegelikult need inimesed kohalikud siin, et need on nii palju, kes vajavad kuulda Jeesusest. This church has got so much work to do. Nii et kogudusel on palju tööd teha. But you are not on your own. Aga lihtsalt see teadmine, et me ei tee seda üksinda, me ei You ole have the üksinda. Holy Spirit with you, Et meil on püha vaim, kes on kogu aeg meie, empowering you, kes varustab ja võimestab, joining you. kes on kaasas sellel missioonil. Just follow him. Lihtsalt järgi teda. I'm just going to close in prayer. Ja ma lihtsalt lõpetan selle palvega. Lord Jesus, Kallis Jeesus, thank you for making us your dwelling place. aitäh sulle, et me oleme sinu asupaik, püha vaim. Help us to live with that awareness of your presence within us. Aita meil elada seda elu, et me oleme alati teadlikud sinust enda sees. May our lives reflect your love and holiness, God, Palume, et meie elud võiks väljendada sinu elu ja sinu to pühadust. all those around us. Kõigile neile, kes meid ümbritsevad. Father, I ask this in Jesus' name, Ja siis ma palun Jeesuse nimel. through the power of the Holy Spirit. Püha vaimu väes. Amen. 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 And I would just encourage you, if anyone needs prayer today, we'd love to pray with you.
don't go home if you need prayer for any issue, or you just want to be filled and renewed with the Holy Spirit, because the Holy Spirit is continually filling. kui sa täna koged, et sa tahaksid ka eestpalvet, siis võib-olla sul on mingi mure, mille pärast sa tahaksid palvetatakse või lihtsalt, et püha vaim täidaks sind, siis ära mine lihtsalt niisama ära, vaid me palvetame su pärast. So we'd be happy to pray with you before we leave. Me teeme seda hea meelega. And thank you for accepting us into your church. We love you and we love coming back here. Ja aitäh teile, et olete meid ikka vastu võtmas ja te olete meile väga kallid. Okay, thank you. I don't know what most of these say because I can't read them. I don't know what most of those say because I can't read them. God knows. Et mul ei ole aimugi, mis te sinna paberite peale kirjutasite, aga Jumal teab kõik. So could I invite you to maybe stand? Et tõuseme korra palun. And stretch out your hands and let's pray over situations. We don't have to know what they are. God knows. But let's just pray for all these situations, all these sorries, all these thank yous right now. Aga palvetame üheskoos veel korra, sirutame oma käed sinna poole nende tänude ja võib-olla ka murede üle, et me kanname need veel korraks üheskoos Jumala ette. Oda da da masikisha da masi. Oh shada da da da. Oda da da da. Shada da masi. Shada da da. Amen. Amen. Hallelujah.
Can I tell you about this man? tahaks midagi öelda teile selle mehe kohta. What a difference I've seen in this man. Kui suurt muudatust ma olen näinud tema sees. Because he's come on mission and followed Jesus' instruction. Sellepärast, et ta on, tänu sellele, et ta on tulnud missionile ja järginud siin, mis Jumal on talle öelnud. 4 weeks ago I said to him, why don't I ever see you raise your hands? 4 nädalat tagasi ta oli kirikus, ta ei ülistanud, ta isegi ei tõstnud oma käsi mitte kordagi. He said, I'm not going to raise my hands. Sellise hoiakuga mina ei plaanigi oma käsi tõsta. Look at him now. Aga vaadake teda nüüd. I've never seen this before. Ma ei ole iial näinud, et ta võtaks lippu ja lehvitaks. This is the difference the Holy Spirit makes. See on erinevus, mida Püha Vaim mõne päeva jooksul ainult. If it can happen to John, it can happen to anyone. Kui sellised asjad juhtuvad temale, siis peab juhtuda kõigile. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ja ma tänan, et pastor John lubas palvetada ka meie pärast, aga ma loeksin võib-olla siit 4. Moosese raamatust ka õnnistussõnad. Et kui te lähete tagasi Inglismaale, siis olgu Jumala arm kogu teie ettevõtmiste üle. Me täname väga, et olete tulnud teenima meid siia Muhu saare peale. Täna, kui ma siia tulin, siis mul oli südames palve, ma ootan sõna Jumalat. Jah, ja me tõepoolest ei pea otsima Jumalat kuskilt kaugustest, kuskilt sügavustest. Ta on meie sees. Ta uuesti ärkab ellu meie sees, uuesti avaneb meie sees. Tõesti, loodan, et igaüks meist sai täna midagi. Ja ma loen siit 4. Moosese raamatust, kuidas Issand räägib Moosesega ja käsib talle öelda need õnnistuse sõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aga me siiski ei taha teid lasta niisama ära. Meil on ka väikesed kinnitused. Ma korraks lähen siia teise tuppa.
siin on nüüd sellised sooja leib. nii. ja see on selline Muhu teemaline kinnitus, siin on Muhu vesi, Muhu leib ja kõigepealt vastus on Aitäh. ja siis ärisjalan. siis teile ka palun. Maybe next time. ja siis on üks kingitus veel. jah, Mikaelale. Maybe see you next time. That's what brings us. Teile järgmise korrani. We meet you next time. täname teid. ja nüüd saame minna Kuressaarde tagasi. nüüd on grilliõhtu tulemas. alguses oli tõesti plaan, et me siin Heinamaal teeme selle grilliõhtu, aga siiski on siin teine üritus ja me lähme Kuressaarde tagasi. suured tänud teile. kohtume Kuressaares. But if anybody wants prayer, kes soovib eest palvet, alati võimalus. Okay, and how old is he? 96. When is his birthday? 12th